Tere kõigile, head vaatajad! Eesti eest nädala uudised 126. saade ja vaatame, mis lõppenud nädalal oli kõige olulisem. Kuveidis on alanud probleemid vee, toidu ja gaasiga. Videos on näha kodanike järjekorda, kes ootavad oma pliitidele gaasi. Trump väidab, et Iraani valitsusmeelsed meeleavaldused on tehisintellekti loodud. Julge süüdistus kelleltki, kes sõna otseses mõttes oma ametisse astumise rahva hulka ise toimetas. Saksamaa välisminister Waterfund. Pärsia lahe kaudu eksporditakse lisaks naftale ja gaasile ka palju väetisi. Kui need transpordiliigid katkevad, võib see mõjutada ka toiduainete hindu ja toiduga kindlustatust kogu maailmas. Donald Trump. Konflikti algusest peale oleme rünnanud üle 7000 sihtmärgi kogu Iraanis. Iraani droon tabas Dubai rahvusvahelises lennujaamas kütusetankerit. X-i on üle ujutatud dramaatilised kaadrid, mis näevad välja nagu tulekahju pilvelõhkuja katusel Midtown Manhattanil aadressil 6 East 43rd Street New Yorkis. Saksamaa riiklikult rahastatud Tagesschau redigeeris Oscarite 2026 kajastus välja Javier Bardemi lause Vaba Palestiina. Eetris on klipis oli alles ainult ei sõjale, samas kui täispikk hetk sisaldas mõlemat lauset. Tagesschau kirjutatud artiklis mainitakse küll Vaba Palestiinat, kuid teleklipis seda ei tehta. Iraani raketirünnakuts okupeeritud aladel oli ulatuslik häving ja 10 ohvreid. Tuhanded inimesed osalevad Iraani julgeolekujuhi Ali Larijani, tema poja ja teiste matustel Teheranis, Iraanis. Kataris asuvas Ras Lafani nafta töötlemistehases puhkes pärast Iraani rünnakut tulekahju. Iraani tõmbab piire, Iraan lööb. USA riikliku terrorismivastase keskuse endine direktor Joe Kent kommenteerib, kuidas Trump kuulas oma otses Iraani rünnata Iisraelist öeldud, selle asemel et tugineda USA luurele. Heksed Iraani sõja kohta, maailm, Lähis-Ida, meie tänamatud liitlased Euroopas ja isegi meie enda ajakirjanduse osad peaksid president Trumpile ütlema üht. Aitäh! Reporter, kas te saaksite seda sõda ilma Ameerika Ühendriikideta jätkata? Netanyahu, te olete oma küsimused ammendanud. Benjamin Netanyahu töötaja tabati kaamerasse oma stsenaariumi poodiumile panemas. Kui ta üles vaatab ja näeb otselega, läheb ta nägu tuimaks. Trump Iraani kohta. See pole isegi mitte võistlus. Neil oli palju suurepärast varustust, nii Vene kui ka Hiina varustust. See varustus oli meie vastu kasutu. Ning nimekiri nendest, kes USA Iisraeli sõjalist aktsioonid pooldavad, muuhulgas siis sedagi, et sadu inimesi on teisi ilma saadetud ja sõda, mis toob kogu maailmas kaasa energiakriisi, kestab siiamaani. Ehk siis teisisõnu, need on lihtsalt inimeste keeles reeturid. Avaldusel on siis alla kirjutanud Eesti-Iisraeli parlamendirühma esimees Eerik-Niiles Kross ning liikmed Meelis Kiili, Juku-Kalle Raid, Riina Sikkut, Aivar Sõerd, Peeter Tali, Vilja Toomast ja Kristo N. Vaga. Tali kuulub aseesimehena ning Kross, Sõerd ja Vaga liikmetena ka Eesti-USA parlamendirühma. Ja samuti on Eesti-USA parlamendirühmast ühisavaldusel alla kirjutanud Yoko Alender, Martin Helme, Mart Helme, Helle-Moonika Helme, Jüri Jaanson, Mario Kadastik, Raimond Kaljulaid, Ester Karuse, Ando Kiviberg, Toomas Kivimägi, Eero Merilind, Evelin Poolamets, Anti Poolamets, Henn Põlluaas, Mati Raidma, Luisa Rõivas, Kersti Sarapuu, Pipi-Liis Siemann, Margit Sutrop, Kadri Tali, Urve Tiidus ja Kristiina Šmigun-Vähi. Nii et poliitiline spekter nendest rahvareeturitest on päris lai ja paneb meid kõiki küsima, et kelle poolt siis üldse järgmise aasta Riigikogu valimiste valida on. Kas neid siis enam üldse tuleb, sest et nagu me näeme, siis Eesti pooldab ainult sõdasid. Tänan kõiki toetajaid ja järgmisel pühapäeval siis oleme ka eetris. Mis edasi saab, siis sellest juba järgmine nädal, aga kõike head teile.